Vaatasin eile õhtul järelvaatamisest Laserit. Seda saadet, kus Märt Avandi rääkis, kuidas ta on välja tulnud oma sõltuvusest. Ja nüüd seal oli siis toodud sisse ka lõik sellest, kuidas üks päris tark naine, kliiniline psühholoog, väitis, et hüpnoteraapia ei tööta. Ehk siis lihtsalt sellepärast, et kuivõrd see ei olevat teaduspõhine. Ja ma olin sügavalt imestunud, sellepärast, et see on sama hea põhimõtteliselt nagu väita, et aju ja keha ei tööta koos. Aga aju ometigi juhib kõike, mis toimub meie kehas. Toon teile näite, kuidas kujutluspilt, ehk siis see, mida te enda peas ise loote, mõjutab teie neurofüsioloogilist reaktsiooni. Ehk siis, kui ma ütlen teile, et kujutlege ette, et te lähete külmutuskaapi juurde enda köögis ja nüüd tõmbate ukse lahti ja seal on sidrun. Võtate selle sidruni vihku, see on kollane, krobeline, võite tunda selle lõhna, otsite lõikelaua, asetate sidruni sinna peale ja võtate kõige teravama noa ja nüüd hakkate lõikama. Otsa, siis järgmise viilaka. Nüüd näete juba, kuidas mahl jookseb. Lõikate veel õhema. Ja mul ei ole vaja teile öelda, et pange see suhu, sest et nii või teisiti teil juba hakkasid süljenäärmed tööle. Ehk siis see baseerub millel? Teil on kogemus sidruniga, te teate, kuidas moodi see on hapu ja tänu sellele pelgalt see kujutluspilt juba vallandab neurofüsioloogilise reaktsiooni. Miks seda on hea teada? On see, et see kujutlus tekib teie enda peas. Ja ka näiteks hüpnoteraapias need pildid, mis te loote te ise enda peas. Keegi ei hüpnotiseeri teid teadmatult teile. See, mis toimub laval, seal on hoopis teised tehnikad, kui keegi hakkab tegema mingeid imelikke asju teiste ees. Aga see, et kuidas me ise saame luua enda kasuks, kas siis positiivseid või negatiivseid kujutluspilte, see mõjutab hästi palju, kuidas me tunneme ennast, mis omakorda aitab ka ajul kas paremini või halvemini funktsioneerida. Nii et kasutage alati positiivseid kujutluspilte ja kui muremõtted üle pea käivad, siis teadke, et see, mis te mõtlete, ei ole veel toimunud ja isegi kui see juba on näiteks toimunud, siis sellega, mida rohkem te muretsete, seda probleemi kindlasti ei lahenda, vaid pigem on vaja saada ennast rahulikuks ja seda kõige lihtsam teha on see kujutleda ette positiivseid asju. Nii et mõelge positiivselt.